kuidas selle aastane viljasaak ennast näitab? No hetkel on liiga vähe veel võetud, et päris lõppnumbreid lugeda, aga kuskilt 60 hektari pealt, mis hetkel on varajast otra võetud, et keskmine kipub sinna ligi 4 tonni, et see on päris tubli. Ja kuna tegu on osaliselt ka mahepõlduda, siis on ikkagi väga hea. Millal nüüd lõikus pihta hakkas? Meie oleme koristanud nüüd 4 päeva. Vili on veel ebaühtlane, et ei ole kõik korraga valminud, eriti metsaääred, aga võtta saab. On vist praegu ka selline ajamoment, et kuivad ja soojad ilmad, et tuleb ära kasutada? Ikka maksimaalselt. Kas või tuleb sahvrisse ära võtta maha, peaasi, et põllult ära võetud on. Palju sel aastal vilja all maad on? Vilja all otseselt on ligi 300. Kuidas see siis jaguneb? Jaguneb nii, et enamus on talinisu, siis on varajane oder, tavaline oder ja siis on veel rukist natukene ja kaera. Mida tänapäeval kõige rohkem kasvatada tasub teraviljast? Oleks seda kõik aeg ette täpselt teaks, siis nii käitukski, aga tegelikult peab kasvatama seda, mis sul maa võimaldab kasvatada. Et ainult ei saa vaadata seda, et mis millel hind on. Kui ikkagi põld seda vilja ei kasvata, siis ei tasu teda sinna panna. Mille järgi seda siis niimoodi kindlaks teha, et mida siis põld kannab ja mida ta ei kanna? Tuleb päiu võtta ja kaeda. Et kuna meil on siin osa kergemaid maid siis, ja ka happelised, siis kasvatame just seal kaera ja rukkissangaste on sinna väga hea. Aga seal ei saa kasvatada näiteks me korralikult suvinisu. Mida börsihinnad teevad teraviljal? No hetkel ei saa väga kurta. Et tundub, et kui teistel on natuke hädasid, siis see hakkab meile nagu hästi mõjuma. Euroopas on neid viljaga probleeme päris kõvasti, nii et see mõjub meile hetkel küll positiivselt. Miks siis traktor praegu kibedal töö hetkel seisab? No tehnika on juba selline, et vahepeal ka midagi juhtub. Õnneks juhtus nüüd õhtul lihtne üks väike hüdrovoolikukene läks katki, aga tema pikkus on selline, et tuleb läbi kombaini minna, et ikka, kui midagi katki läheb, ikka sellist, et peaks nagu kõik lahti lammutama. Aga see ei ole suur probleem. Et hommikul läheb täie hooga edasi? Hommikul läheb ikka edasi.